Noh, ma siis hakkan peale. hakka pihta, jah. Tere kõigile kiirusefännidele, seekord teisipäeva õhtul. Niisugune tempokas nädalavahetus oli, mootorisporti oli palju, sõideti kardiga, sõideti Le Mani 24, Margus jälgisid? Ei. Toyota, BMW Toyota. Väga äge, ei olnud üldse aega jälgida, olin vahepeal sellistes kohtades, kus tegelikult puudus isegi elementaarne mobiiltelefoni levi. Seest meie olime Karksi nuias külgvankrite ja quadracerite maailmameistrivõistlustel, kus ma tahaks öelda ikkagi seda ka, et härra Normak võttis kõrge 6. koha külkade arvestuses, aga eestlaste 1-2 quadracerites. See oli võimas, olid lipud kohal, aga me läheks nüüd hea meelega sinna Katalooniasse, sest et nii on vist, kuidas ta on? Barcelona, Kataloonia GP. See on jah nagu see koht, et meil on sel aastal 2 GP-d, mis toimuvad Hispaanias ja siis ongi, et see teine on Hispaania GP, kuna see toimub siis kuningriigi pealinnas Madridis ja siis legendaarne Barcelona rada, see siis kannab nime Barcelona Kataloonia. Ja tõepoolest oli sõitu, Raiko Ausmees, Margus Kiiver ja me hakkame siit vaikselt nüüd minema ning ma kujutan ette, et kui me seda siin nagu teisipäeva hommikul salvestame, siis millegi pärast mul on selline kuri kahtlus, et pidu jätkub Itaalias. Lipud on endiselt mastis, Forza Ferrari. Huvitav on selle Itaaliaga see, et nad saavad pidutseda nagu olenemata sellest, et kes võidab. Ja, no ideaal oleks nende jaoks olnud tõepoolest see, et Ferrari 1-2 ja 3. Antonelli. Aga olid 3 Briti lippu? Olid 3 Briti lippu ja tegelikult Lewis Hamilton sai siis oma kaua oodatud Ferrari sõiduvõidu kätte. Seda Hiina eelmise aasta sprinti me ei arvesta, sellepärast et see ei ole põhisõit, see on hoopis teine teema. George Russell Mersuga teine ja 3. kerkis siis Lando Norris ja tuleb tunnistada, et sõit oli jälle selline, võib-olla natukene nagu viimasel ajal ongi nagu see, et algus on põnev, vahepeal on tiksumine ja lõpus on jälle selline andmine, et hoia piip ja prillid ja tegelikult nii oli. Vaadake Le Mani, siis me räägime, et vahepeal on tiksumine. Kuigi ei ole nii, tegelikult võidusõidu, jah. Teda saab nagu sedasi üldistada, aga samas ju strateegia ja elu käib seal kogu aeg, aga ma hüppaks tegelikult, Margus, üldse, sa ütlesid, Itaalias lipud lehvivad, samamoodi lehvivad Eesti lipud, sest et ma lähekski sellest kvalifikatsioonist ja sellest kõigest sinna ettepoole ja vabatreeningul sai oma võimaluse, küll mitte oma kodumeeskonnaga, aga mees laenati välja, jah, Paul Aron läks Audiga vabatreeningul peale ja saab seda korra siis Spielbergis ka veel teha. Ja üldine tulemus, ma arvan, et enam kui rahul, sellepärast, et tänapäeval ikka sotsiaalmeedia on oluline märk ja kui sinust on 10 sekundit videot, kuidas sa jalutad peale vabatreeningut ja see on F1 ametlikus Instagrami stories, siis sa oled kõva mees. Ja see, et ta tegelikult nüüd nagu Paul Aron Audisse heas mõttes laenule alpiinist anti, see ei ole tegelikult uudis, sest ka möödunud aastal ta ju Sauberi tiimis käis seda tööd tegemas, kuivõrd Sauberist on tänaseks saanud Audi, töö jätkub ja see, et sind kutsutakse, see tähendab tegelikult väga palju, sulle antakse konkreetsed ülesanded ja ma arvan, et iga võidusõitu jaoks on hästi oluline hea see, et ta sai tegelikult, ma ei tea, kas lustida on õige sõna, aga ta sai lustida sellepärast, et ta sai nagu päriselt kiiresti sõita ja hästi oluline see, et selle päriselt kiiresti sõitmise puhul sai ta kõigega hästi hakkama 6. koht vabatrennis ja ma tean, vabatrenni ajad ei tähenda mitte midagi, aga kui juba Aktuaalse Kaamera uudistes Tarmo Tiisler tähtsa näoga ütles, et palju siis Paul Aron kaotas vabatreeningu võitnud, vabatreeningu tegelikult otseselt ikkagi ei võideta, olgem ausad, see on nagu minnakse natuke teiste eesmärkidega sinna peale, igal sõitjal on oma ülesanne. See on nagu tipustopini, tuleb ära teha. Ja see, kus mina sel nädalavahetusel või eelmisel nädalavahetusel nagu Leigo Traili tiimis autojuhiks ja kokaks olin. Aga sõltumata sellest, loomulikult me oleme nagu rõõmsad, see näitab midagi ja see, mis tegelikult nagu seal kulisside taga toimub, mida me ei näe, siis ma arvan, et see Hispaania GP Paul Aronile ja tema sellele
tiimile, kes tema selja taga on, tähendab tegelikult väga palju, sest töö käib, väga kõva töö käib selle nimel, et Paul Aron ikkagi sinna vormel 1 autosse istuks. Ja ma ei usu, et siin me räägime ainult Alpine'ist, siin on tegelikult kõik uksed avatud ja samamoodi on ka Audi uksed avatud. Et selles mõttes me saame ühes asjas olla kindlad, et vormel 1 ei ole mitte midagi kindlat. Mis oli veel, mina vaatasin seda vaba treeningut siis sel viisil, et kuna on ikkagi võetud F1 kõige võimekam pakett, mul oli data ees, mul oli pidevalt siis Pauli autopilt ees ja kuulasin Pauli raadiosidet, sain mõnes terminis targemaks, harisin ennast, aga kui Paul sõitis oma kiire ringi ära, siis meile näidatakse nii-öelda suures ajavõtus 3 sektorit, mis koosnevad siis, ma ei tea, mingi 6-8 mikrosektorist, olenevalt sellest suure sektori nii-öelda pikkusest, siis kas äkki 4 nii-öelda lillat ehk kõige kiiremat olid tol hetkel ka Pauli nimel, nii et ma arvan, et ta sai enam kui hakkama ja tõesti see nautimine, siis mulle meeldis ka see meem, mis tuli tiimipealiku Binottoga, et leia endale keegi, kes vaataks sind nagu Binotto vaatab Paul Aronit. Ja sellesama klõpsu peal oli ka näha, kui suur ja mõnus siukene rõõmus nägu oli Paulil seal, sellest visiiri avast paistis, et üliäge ja me näeme seda peaaegu et nüüd ja kohe uuesti. Aga ma teengi siia vahepeal nagu väikese sellise reklaambloki ka, et see tegelikult juhtub siis järgmisel nädalavahetusel. Vaba trenn on meil siis reedel, eks ole? 26. Esimene vaba trenn on reedel ja meie järgmine ühisvaatamine, kui meil eelmine ühisvaatamine oli selline semi-official, siis see järgmine ühisvaatamine toimub meil 28. juunil Saaremaal, kus tegelikult ma kujutan ette, et juba täna õhtul tehakse jaanituld, sest see on minu meelest nagu Eesti maakondades see, kus ikkagi nagu juuni alguses hakkavad jaanituled pihta ja kuskil niimoodi juuni lõpus lõppevad, et see on ikkagi jaanikuu korralikult. Aga meie oleme Kuressaare kesklinnas, Kanala Wings, selline äge pubi, kus mootorisport on au sees. Sinna tulevad kohale ka Saare hobisõidukid juba hommikul. Mehed mõtlesid, et nad jätavad 1 aasta vahele ja ei kogune ja siis helistasime meie. Ja pall läks veerema ning siis kell 4 vaatame Kanala Wingsis ekraanidelt. Kanala Wings saab ise 5. Täpselt, meil on 5. sünnipäev ja vaatame ekraanidelt ära Austria GP ja pärast seda salvestame oma kiiruse podcasti, õhtul on DJ, jääme isegi sinna saarele, koju ei tule, nii et tulge. Ülejäänud vormeli hooaja vaatame Saaremaalt. Jah, et tulge kohale. Aga kvalifikatsioon, kas meil on seal esimeste kuude peal üldse mõtet peatuda, sest et kui me olime ise seal Karksi nuias, siis ma tegin kogu aeg Ristole siukest testi, et samal ajalgi Risto mingit sotsiaalmeedia klippe monteeris, ma ütlesin, kuule, Q1 lõppes, ütle, kes välja langesid, väga palju nagu ennustada polnud vaja, et see on kuidagi selgeks saanud ja üllatusi ei olnud ja üllatused ma ütleks, et pigem tulidki seal lõpupoole. Ja ikkagi me räägime nagu Q3-st ja Q3-s ikkagi ma arvan, selline kõige olulisem sündmus oli see, kui Charles Leclerc 4. kurvis sealt välja tulles lõpetas seinas ja see tähendas siis seda, et tema stardikoht oli 10, ei saanud ta ennem seal ka nagu ühtegi sellist head ringi välja sõita ja see on nüüd selles mõttes nüüd teine kord, kui Charles Leclerc seina külastab. Tuletan meelde, et eelmine aasta üks mees, kes ka siin üritas maailmameistrit püüda, Oscar Piastri, tema küll tõsi sai vist ühel etapil Bakuus 2 korda pihta, aga Baku on natukene kitsam ka. See pinge, ma kujutan ette, mis täna nagu Charles Leclerc'il on tekkinud meeskonnasiseselt, me räägime meeskondadest hiljem natukene täpsemalt. Jah, lahkaks nad korra läbi, need keda heaks peale. On ikkagi päris kõva ja muidugi üks asi oli ka see, et Brembo vennad ilmselt nagu tegid ka, see ei ole meie süü, sest pärast Monaco etappi teatavasti Leclerc ikkagi võttis Brembo pidurite suunas päris aktiivselt sõna ja Brembo vennad olid nagu, oot, vaatame nagu data üle, et kas see oli see auk asfaldis või olid meie pidurid, mis see nagu süüdi oli, eks ole. Et ma saan nendest ka täiesti aru, aga tõepoolest. Aga miks me sellest räägime? Piduritest, sest Ferrari kasutab erinevaid pidureid. Jaa, täpselt, et
Lewis Hamilton tuli ja nõudis oma, ta tahtis saada tegelikult, kerime võib-olla ajas tagasi rallisse, kui omal ajal Marko Märtin tahtis Peugeot'sse ka nii-öelda Peugeot oma pidurite asemel, amortide asemel saada siis, kas need olid Reigerid äkki? Ma arvan, et ta küsis Reigereid, sest et see mees on see, kes on, Reigerid olid Fordil kasutusel ja ilmselgelt Peugeot'sse ta küsis neid samu. Ja ta ei saanud neid, aga Hamilton on nii kõva vend, kui ta midagi näeb ja tahab muuta, siis ta annab sellest nii kaua märku, kui see asi muutub ja tema kasutab siis Carbon Industries pidureid, mida ta kasutas ka Mersus. Kui ta Mersusse tuli, olid seal ka kasutusel Brembot, ta sai endale need Carbon Industries. Need sobivad tema sellise nii-öelda nagu jõulise ja äkilisema pidurdusstiiliga palju paremini ja Charles Leclerc siis Hamilton ütles ka pärast, et ma ikkagi üsna viimase piiri peal sinna 4. kurvi minnes pidurdasin ja ilmselt Leclerc, kes nagu üritab hästi palju praegu Hamiltoni järgi teha, matkis seda, aga matkis natukene nagu valesti, ma ei oska öelda, ma ei hakka siin ütlema, et kumb pidur nüüd parem on või mitte, aga fakt on see, et seina ta läks ja see, ütleme nii, et edasi ruttavalt tema GP tulemusele liiga hästi ei mõjunud. Aga see mõjutas hästi Nico Hülkenbergi. Ja, kes Nico Hülkenberg. Kes sai 9. koha kirja ja üleüldse see, et Audiga Q3 ma arvan, et väga hästi, sellepärast, et kui me võtame selle ka ette, et ma mõtlen, mis hetkel me võiksime seda mootori teemat lahata. Ma arvan, et hiljem teeme sõidu ära ja siis lähme nagu tiimide kaupa ja tegelikult Audi puhul ongi tegelikult see, et ma arvan, Audi nagu tõelised head küljed tulevad välja kuskil seal Q7 ja Q8 võindis. Jah, Silver tegelikult ütles, et võtke mõni dad joke ka kaasa. Aga kvalifikatsiooni tulemused. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri, Lawson, Hülkenberg ja Leclerc. Sealt edasi ma ei hakka seda nimekirja ette lugema, see on kõik juba nii ära olnud, et kõik teavad. Aga lähme võidusõidu juurde. Ja ma mõtlen korraks kvali juurde tulles, et ma arvan, mõtled kvalisse ka ühe dad joke'i või? Ei, et Russell tegelikult nagu ilmselt pärast kvalifikatsiooni arvas, et nüüd ongi hästi, et I'm back baby. Ja mõnes mõttes võis tegelikult arvata, et ongi, et ega tal siin vahepeal on natukene olnud tagasilööke. Aga võistlussõit ise näitas loomulikult seda, et mis seal salata, Mercedes tegid hea stardi, mis võib-olla Russelli puhul ei ole üllatus, aga on pigem positiivne üllatus Kimi Antonelli puhul. Ehk mis on muutunud hooaja algusega, kui muidu punased panid šah minema, Mersus hakkasid jälitama ja üldjuhul läksid mööda, siis nüüd start oli üleüldiselt ühtlasem. Ja. Aga teistpidi Mercedesel ei ole seda suurt, vähemalt Lewis Hamiltoni ees, seda suurt kiiruse eelist, vähemalt sellel rajal, selles ilmastikus, nagu me seal olime. Isaac Hadjar oli see, kes oli tegelikult siis stardi kõige suurem kaotaja, kes ikkagi täielikult ebaõnnestus ja seda oli, ma arvan, pealtvaatajana oli ekraanid seda raske vaadata, Hadjaril endal veel raskem, kui sa nagu sõidad ja sa näed, mismoodi nagu sa oled nagu põhimõtteliselt mopeediga Tallinn-Tartu kiirteel, et vasakult ja paremalt igalt poolt pannakse mööda, aga tema kiituseks tuleb öelda, et ta läks nagu sportlikku viha täis ja see nagu väljast mööda sõitmisid ja asjad, ta ikka hakkas nagu hullu panema. No seal ühe põnevuse korraldas ka härra Leclerc, kes mõtles, et ta on selles virtuaalrežiimis ja ta võib läbi sõita. Ja, tal oli nagu selge plaan, et ta sõidab Piastri autost läbi, aga õnneks kuidagi nagu jõudis viimasel hetkel reageerida, aga eks nende reaktsioonid ongi natukene nagu vähe teisest maailmast. Aga siis, mis hakkas juhtuma, oli see, et kuna Hamilton mäletatavasti läks peale pehme seguga ja Kataloonia rada, seda teatakse, et see on nagu reeglina, see on kahe peatuse rada. Et nii on, kõik on kogu aeg on olnud, eks ole, oli väga kuum, väljas oli selline 30-31, isegi võib-olla varjus. Asfalt 50, isegi peale. Tire degradation, ehk siis tegelikult nagu rehvi kulumine on võtmesõna. Mul on alati mõelnud, et kuidas seda nimetada, seda tegelikult ei tohiks ju, see on see kihi pealt, siin tekivad need rollid, aga see sõna otseses mõttes kulub, aga see, kuidas ta tekib tulenevalt siis sellest sõidust, et kuidas ta rullib maha ja see
kui rehvi seguga on midagi pahasti, temperatuuridega on midagi pahasti, siis see tekitab veel, noh, võib lisaalajuhitavust näiteks tekitada. Ma arvan, mis oli ka päris sõidu lõpus tegelikult Russellil see olukord, on ju, aga jõuame sinna. Aga tegelikult siis oligi olukord, kus Hamilton üsna kiiresti tuli oma pehmeid rehve vahetama ja noh, nii palju kui mina aru sain, et ega see nagu pehmel ja meediumi segul suurt vahet ei olnud. Selle temperatuuriga just tõesti, jah. Ja Mercedes tegelikult läks ju Ferrari selle käiguga kaasa. See on nagu otseselt isegi, no ta oli nagu undercut ja nagu ei olnud ka ja Russell, noh, okei, järelikult on three-stopper, lähme ka kaasa ja tulid ka sisse. Ja tegelikult noh, on siin arvatud, et võib-olla see ei olnud nagu selles mõttes nagu liiga hea otsus tol hetkel. Strateegia otsustega on ju alati kaks võimalust. Kas sa kopeerid teist või sa lähed mingi täiesti teise taktikaga ja sõidu lõpus on siis näha, et kumb oli õige. Liiga palju on olnud olukordi, kus päev lõpeb meemiga, et punaste bluusidega meestel on need klouniparukad peas. Seekord ei olnud nii. Aga see näitab taaskord seda, et Hamilton, kes ka Hispaania eel ei läinud simulaatorisse, vaid et noh, mis ei tähenda ta on sõitnud küll juba, tead. No mis ei tähenda seda, et ta nüüd ei valmistuks selleks ette, aga tegelikult kogu see data ja asi ta vaatab läbi ja ilmselt võeti vastu otsus, et vaadati temperatuur. Kas Lewis Hamilton ongi Sonny Hayes? Võib öelda küll, jah. Ja tegelikult ma arvan, et seal ongi see olukord, et vaadati läbi, öeldi, et okei, lähme 3 peatusega. Et mis me sellega saame? Me saame küll kaotame boksi peatusega natukene aega, aga me saame nagu tagada sellele, et sõitjal on nii-öelda nagu värske rehv või värskem rehv pidevalt all ja nagu me nägime, see taktika töötas tegelikult hästi ja olgem ausad, natukene aitas sellele kaasa ka teine vanem härra Lewis Hamiltoni kõrval, kelleks on Fernando Alonso, vanad sõbrad, tiimikaaslased ja noh, vaevalt siis Alonso seda nüüd nagu Hamiltonile teenena tahtis teha, aga midagi ei ole teha. Aston Martin seisis raja ääres, virtuaalne turvaauto ja noh, see oli selles mõttes nagu kingitus. Tead, see oli kingitus, mis jõudis lihtsalt üks päev peale sünnipäeva, sellepärast Hamilton oli tegelikult ju boksiteest juba möödunud ja tal tõsiselt vedas, sest ta tuli boksi sisse ära, virtuaalne turvaauto kestis ja põhimõtteliselt mingi 2 kurvi peale seda, kui ta rajale läks, lõppes see ära, aga kõik oli juba toimunud, ta oli endiselt liidripositsioonil. Jah, et noh, lõppkokkuvõttes oligi see, et see 3 peatuse taktika töötas, Hamilton loomulikult sõidu lõppedes täiesti nagu overwhelmed, istus maas, ta ei uskunud seda, pisarad voolasid. Kõik tulid, soovisid õnne. Noh, kogu pädak oli rõõmus, sellepärast, et noh, et esimene võit Ferrariga ja kuskilt ma just kuulsin, ütles, et tal on nagu üks väikene mure oli, kogu selle võidu puhul oli see, et kui Michael Schumacher võitis Ferrariga, siis oli kokpiti äär, oli punane, temal on nagu tingituna siis värviskeemist on valge, et ta ei näinud seda kõike nii-öelda nagu punasena. Et noh, selline väga, väga huvitav detail tegelikult, aga Hamilton tõesti, ma ütlen ausalt, ma ei ole tema fänn, ma ei ole tema fänn mitte kunagi olnud, aga ma olen ta talendi austaja. See, mismoodi tema tööeetika, me pärast räägime meeskondades natukene pikemalt sellest, ma arvan, et see ongi selle taga, et nüüd praegusel hetkel eelmine etapp Monacos poodium, seekord võit, briljantne taktika Ferrari poolt, mis ei ole väga tavaline. Aga samas mõtle, kui napilt, see tegelikult ju teid ka varem välja, et kui napilt see taktika toimis seal virtuaalse turvaauto taga. Aga Lewis Hamilton oli nagu surmkindel sellega, et oleks ka võidu sõitnud. Ja sõidujärgne intervjuu oli selline, et väga kahju, et virtuaalne turvaauto sellest võitlusest põnevuse ära võttis. Ta oli nagu nii kindel, et ja tegelikult Eesti sportlased õppige kommentaare peale võistluseid andma. Ja tema tegelikult, tema kiirust lõpus vaadates oligi näha, et no okei, jätame selle, et Mercedesed võistlesid seal oma vahel, eks ole. Aga Lewis Hamilton selles mõttes, ma ütlen ausalt, mul on hea meel Ferrari üle, mul on hea meel Lewis Hamiltoni üle, mul on hea meel maailmameistrivõistluste seisukohast. Absoluutselt. See annab nagu tohutult palju juurde. Tuli veel üks vigur juurde, millest me saame ka kohe arutleda ja rääkida, et seda sama mootorite teemat, mis ma tahtsin puudutada. Ehk siis võitja sai meil selgeks, aga meil oli tol hetkel 2 Briti lippu 3. Ja meil oli 2-3, George Russell, ütleme nii, et kui ma just ütlesin, et pärast kvalifikatsiooni ta tundus, et I'm back baby, siis sõidu ajal
Kimi Antonelli, kelle kohta on öeldud, et ta on natukene nagu selline noor Verstappen, et sa ei taha teda oma peeglis näha, kui ta tuleb, sest ta selles mõttes nagu risti ette ei löö, et ta sõidab, ta ei karda seda panna rehve kokku, ta ei karda ka tiimikaaslasega rehve kokku panna ja külgi kokku panna ja Russell teab seda väga hästi ja kui ta ühel hetkel tabas, et tema selja taga on Kimi Antonelli, kes raadiosse teatas, come on kutid, ma olen kiirem kui George, ta ei öelnud, et laske mind mööda, aga see on väga selge sõnum selles. Nii, hakkame nüüd vaatama, kes tegelikult peaks saama siin mingit number 1 kohtlemist ja kes mitte. Pidi olema 2 võrdset sõitjat. Et see on nagu selles mõttes... Toto Wolff on öelda. Tal on 2 ühesugust last. Ja siis oligi, ja mingi hetk oligi see, kus siis selles mõttes toore jõuga sõitis lihtsalt tegelikult George Russellist mööda. See oli üliäge möödasõit. Mul ikkagi meenub, kuidas meil olid siis Lewis Hamilton, Nico Rosberg ja väga sarnased olukorrad ja tegelikult ma veidi kujutasin ette seda Kataloonia GP algust niimoodi, et Ferrari stardib ära, 2 hõbedast saavad kokku ja meil on seal esimeste kurvide peal mingisugune action ja Mercedes ongi out. Ei olnud, nad sõitsid lõpuni, see võitlus seal viimastel ringidel oli üliäge, aga päris lõpuni kahjuks Kimi Antonelli ei jõudnud, et ta pigistaski ilmselt viimase sellest mootorist möödasõiduga välja, sellepärast et jõuallikas lihtsalt lõppes. Jah, lõppes. 2 ringi enne lõppu, 3 ringi enne lõppu. Isegi vist natuke rohkem, aga see tõi uuesti rajale virtuaalse turvaauto, aga siis oli selge, et mitte midagi enam seal olulist juhtuda ei saa. Ja tegelikult, kui me nüüd võtame nii, et sealt siis kukkus ära ka Charles Leclerc, seda siis roolivõimu probleemide tõttu, siis see oligi pani nagu korraliku templi veel Leclerci nädalavahetusele, et see ragistamine jah, tegelikult mis nagu siis toimus Russelli ja Antonelli vahel, see tegelikult oligi puhas vesi Hamiltoni veskile sellepärast, et tema sai sõita rahulikult omas tempos, võttis järjest kiireid ringe ja säästis ka sellega rehvi, sest need 2 venda ju tegelikult kulutasid seda palju rohkem, Antonelli sõitis mingi aja mustas õhus. Ja Russellil oli seal lõpus ka näha, kuidas tal tekkiski seesama, et see nina jooksis nagu ära, et enam ei olnud normaalset pidamist ja mitte, et siis nendest katkestamistest veel kõik oleks, siis ma ei tea, 1 miljardist juhus Nico Hülkenbergiga. Jõudis eile minuni siis see 3D mudel, et mis juhtus. Müstika. Ma elu sees ei oskaks arvata, et võidusõidus võiks midagi sellist üldse toimuda. Ma ei tea, uskumatu. Ma saan sellest aru, et kivirahe nina peal on kahjustused, kleebitakse uuesti, pannakse uus, mida iganes. Aga snaiperi täpsusega. Jah, ehk siis vormelauto külje peal on siis tulekustutussüsteemi nagu rõngas, mida tuleb tõmmata ja siis see tegelikult esiteks kogu asjale shutdown ja nii edasi. Ja järgmine samm on siis tegelikult, et vahud asjad igalt poolt, eks ole. Vahtu ei tulnud, aga kogu süsteemi shutdown, ehk siis masin põhimõtteliselt oli töövõimetu ja see juhtus siis sellest, et ees sõitnud Liam Lawson, kes käis korra kruusa peal ära, sealt tema tagaratast alt tulid kivid ja üks nendest kividest lendas siis vastuste rõngast ja game over. Et juhtub ka selliseid asju. Aga ikkagi, see on ajuvaba ja need olid päris selles mõttes huvitavad kivid, et ega seal auto ninas oli ka päris korralik auk sees, aga et see tabamus täpselt nii oli, see on midagi müstilist. Ehk siis võidusõidu lõpptulemus oli see, et viimati nägime sarnast poodiumit 69 USA GP, 3 Britti poodiumil, nüüd siis uuesti Lewis Hamilton number 1, George Russell number 2 ja Lando Norris number 3, kõik erinevate tiimide esindajad, aga kõik Briti lipuga, kõik said hümni kuulda. Jah, see oli vägev ja tegelikult kogu see autasustamisseremoonia, mis seal oli ja kui sa võtad ikkagi tegelikult, et oli kutsutud ka siis Lewis'e võistlusinsener, kes mulle tundus mingil hetkel, et ta ei uskunud oma silmi, ta ei saanud üldse aru, kus ta on heas mõttes, ta oli ka ilmselt nagu 3. taevas sel hetkel ja vaata, kus moodi tegelikult ta ütles ka, kui nad pärast seda boksipeatust sinna esimeseks tõusid, eks ole,
You are leading the race, noh, ma ei oska seda itaalia keeles inglise keelt rääkida, aga väga You are lahedalt. leading ei tule, Ja. ma hakkan harjutama seda. Ja tegelikult see, mismoodi mulle tundub, et noh, see koostöö nagu toimis ka, et selles mõttes oli nagu väga ilusa ja ägeda lõpuga GP ning noh, Lando Norris, jah, ma arvan, et pigem oli selline, et okei, aitäh, mul on see koht olemas, isegi kui nad tegelikult seal lõpu eel öeldi, et okei, Lando, et noh, lõpus siis pinguta natuke, et äkki me saame ikkagi, sest noh, nad ei olnud sellel rajal päris kodus ja seda lõpu heitlust neil ei tekkinudki tingituna siis sellest, et Kimi Antonelli ja Charles Leclerc katkestasid ja siis tegelikult seda ründamiskohta ei olnudki ja noh, mõnes mõttes ma arvan, et on see, et okei, aitäh, need 3. koha punktid, thank you very much, aga ilmselt oleks tahtnud võib-olla seal rünnata ka Russellit. Kes Lewis Hamiltoni esimesena õnnitlema tuli? Ei tea. Kimi. Tema oli jõudnud ta läks spetsiaalselt, tal ei olnud ju enam mingit kohustust kaalumisel ega kuhugi minna, aga ta läks, ootas seal ära ja ka tagantpoolt rivi otsast Esteban Ocon, ma ütlen kõik ja see, kuidas, mis emotsioone elas Lewis ise seesama seal kiivri all, kükitas maha, see on ühtepidi tundub nagu siukse näitemänguna, pagan, sa oled nii palju võitnud, sa oled nii mitu korda maailmameistriks tulnud, aga see näitab, kui väga tegelikult inimene ootas seda, sest et ta tahtis Ferrarile pakkuda midagi, mida temalt oodatakse. See tiim ei olnud selleks varem valmis, ta on ise teinud jumala 100%, et see töö hakkabki nüüd, noh, ma ei tea, 1,5 aastat hiljem, mis iganes, jõudma sinna, et see Ferrari saab aru ka, et kuidas Lewis Hamilton toimib. Ja oluline punkt, Ferrari aktsia tõusis 3%. Kuule, ma hüppaks korraks eelmise nagu ühte GPS-e tagasi, sest Pierre Gasly sai 3. koha. Kui te Silveriga salvestasite, siis teil oli siukene, me ei tea mitte midagi. Me võisime kõike rääkida, sest tegelikult see kõik viis järgmisel päeval või järgmisel minutil või järgmisel tunnil. Mul tegelikult see tuli üldse Kimiga seoses meelde, sest Kimi Rätik oli kadunud. Ja Kimi Rätiku pani pihta siis ei keegi muu kui Kim Kardashian, kes tegelikult läheneski Monaco GP-le väga lihtsalt, et ilmselt selle toreda mootorispordipeode minu heaks olete siin teinud. Mul on väga hea meel, et minu elukaaslane Lewis Hamilton siin osaleb. Aga tõepoolest Pierre Gasly, Flavio Briatore, nagu sa ütlesid ka, kirjutasid mulle #Flavio, et Flavio Briatore sai aru, et siit on võimalik, noh, see on nagu see, et sa näitad, mõtled sammu ette, okei, me ei võta seda karistust, me ei tee nagu drive-thru'd ega midagi, eks ole, et me saame selle aja. Ja tal oli see võimalik ka, tal ei olnud vaja enam bittida ja nii edasi. Ja tegelikult siis point oli selles, et saadi kiiruse ületamise eest boksi teel, jagati ju tegelikult noh, ikkagi ohtralt trahve. Ja see oli 0 komadega seotud. Ja lõpuks siis tegelikult tuli välja, et kõik noh, mingid asjad olid õigesti, aga mingid asjad olid valesti, täpsemalt öeldes oli võimalik seda boksi teed sõita siis natukene lühemaks, tulla kuskilt võib-olla natukene üle valge joone. Ja see matemaatika ei tule sellest, et sul on kuskil mingisugune härra konstaabel fööniga tee ääres, vaid seal mõõdetakse tee pikkus, aeg ja see arvutatakse see kiirus. No, see ei ole spidomeetri kiirus. Seal on ilmselt mingisugused kõvemad AI mehed nuputavad seda, aga jah, nii ta on ja ega tegelikult selles mõttes saame meil siit endaltki ju näiteid tuua, et pole dopingut teinud, aga mõõteriistad olid valed. Ja Flavio tunneb, Flavio oskab vajadusel piire ületada. Ja Pierre Gasly sai siis tagant järgi selle 3. koha Monaco kätte ja ega kui me siia ka otsa vaatame, siin on ju Alpinil mõlemad autod punktidel. Ja mõlemad autod olid punktidel. Aga kui lähme nüüd sujuvalt üle, siis tegelikult nagu vaatame nagu tiimidele natukene otsa, mitte küll kõigile, sest noh, kõigist lihtsalt ei olegi midagi väga nagu põremat rääkida, aga Cadillac oli väga lähedal Le Mansi poodiumile. Tead, kes veel oli üks Hamiltoni õnnitlejatest, isegi mitte õnnitlejatest, vaid kes nagu tundis nagu siirast rõõmu tema võidu üle? Toto Wolff? Toto Wolff oli see, kes ütles, et ta on tohutult hea meel, et Lewis selle võidu kätte sai, ta ütles, et mul on hea meel ka Fred Vasseuri kui tiimipealiku üle, et ja tsiteerides Toto Wolffi, Fred käib mulle aeg-ajalt närvidele, aga ta on mu hea sõber. Meil on sama. Ise otsustage, et kummale närvitel käib. Visuaalselt saate küll aru, kes on kes.
aga lähme võtame Ferrari, sellepärast et ikkagi räägime võitjatest kõigepealt ja tõepoolest ma julgen väita, et see, et nüüd tifoosid pidutsevad võib-olla nädal otsa järjest punast veini, Martini, Biancot ja Rossot voolav ojadena, et selle taga tegelikult on kahe mehe hea koostöö, mitte ainult nagu nende, seal taga on tegelikult on tuhanded inimesed tehases, kes töötavad, kes on raja ääres tiimiga kaasas, aga see, et mulle tundub, et see Lewis Hamiltoni ja Fred Vasseuri koostöö hakkab vilja kandma, nagu ma ütlesin, Hamilton on väga vokaalne selles, kui talle midagi ei meeldi ja kui ta tahab asju teistmoodi teha ja ta on väga enesekindel, ta on nagu jõuline, ta surub selle läbi. Vasseuri jaoks on see esimene päris nii-öelda nagu tema auto, mis on siis valmis ehitatud. Ega tegelikult Hamiltoni puhul ka see, et ta tuli autosse, mille arengusse tema ju tegelikult ei panustanud. Ta ei saanud. Margus, mul ei oleks midagi selle vastu, kui ma saaks kellegi teise arendatud ja kasutatud Ferrari. Ma elaks üle. Ega me keegi nii-öelda nagu ta tagasi väravast välja ei lükkaks. Ma võiks 22 ka olla seal GP-l. Et see kombo nagu toimib, pluss siis see, et see julge otsus minna sel aastal välja nii-öelda nagu väiksema turbopeole, upgrade'id, mis tehti enne Miamit, upgrade'id, mis tehti enne Hispaaniat. Ja me ei saa ju iialgi teada, mis võib edasi juhtuda, sest et ega upgrade'idega võib minna üles-alla, et teised jõuavad järgi, aga teistel võib veel kehvemaks minna. Iial ei tea, Ferrari on praegu lihtsalt nii õiges kohas, seda nagu ainult hetkel. Ja tegelikult, kui me võtame nüüd nagu 2025 aasta Hamiltoni ja 2026 aasta Hamiltoni, on kaks täiesti erinevat Hamiltoni, et ta ei olnud rahul. Vaata, tulemused olid ka sellised, et mõnikord kukkus seal ikkagi täitsa nagu Q1 juba välja, kui me kvalist räägime. Aga täna on nagu selles mõttes on, et mentaalselt on paigas, tal on... Lokid lehvivad, tal on Kim Kardashian, neil on kodus Kimi Antonelli rätik. Jah, et see on nagu pihta pandud, et ongi jah, et selles mõttes, muidugi ma ei tea, et ei ole Kim Kardashianiga koos elanud, siin võib-olla Kanye West oskaks nagu võib-olla midagi kaasa rääkida, aga see võib-olla ei ole ka nüüd nagu võib-olla see kõige lihtsam protsess, aga tundub, et toimib ja mis tegelikult on hästi oluline see, et ta nüüd on, ta isa ja ta vend on tegelikult hästi palju GP-del kaasas käinud ja isa on ju tegelikult tema karjääri nimel väga-väga palju ohverdanud ja see on nagu miski, mille puhul nagu tõstame mütsi. Aga nüüd sel aastal on tal Mother on Tour ja ema on tegelikult käinud hästi palju etappe kaasas. Ja ta on selles mõttes, Lewis Hamilton on hästi emotsionaalne ja kirglik inimene ja mingisugused, see on hea ja halb, kui sa vaatad nagu Max Verstappenit seal kõrval, see on masin. Et see on nagu see... Tead, aga see masin on korra nüüd Maxi peale hüpates. See masin on osanud ka hakata nüüd elu nautima, sest ta on ju need asjad kätte saanud, mida ta on tahtnud. No jaa, aga vaata tal on selles mõttes, et tema... Aga kas ta jõuab kunagi nagu... täiesti erinevad personalitid, et selles mõttes, aga just, et Hamilton on nagu sellesse oma vibe'i sisse saanud, et see, mis tal toimib ja tegelikult korraks hüppan ajalukku tagasi, Silver, meie hea toimetaja, võib mind parandada, sest kuna tema teab ajaloost rohkem kui Google, siis 2016 Hispaania GP, kas oli see legendaarne GP, kus said kokku Hamilton ja Rosberg ja samal ajal oli Mercedes üks kõige kõrgemaid ninasid oli koha peal ja vaatas seda, kuidas tema kaks masinat lihtsalt nagu üksteist rajalt välja sõidavad ja kus sai oma esimese võidu ei keegi muu kui Max Verstappen. Just. Ja siis öeldi seda, et tagasi vaadates sealt justkui nagu algas Max Verstappeni valitsemisaeg, kas nüüd algab siis Kimi Antonelli valitsemisaeg ja mida hästi huvitav oli see, et ma ise ei näinud, kuna ma lippasin kontserdile Kings of Leon, mis oli väga hea kontsert, ma ei räägi sellest rohkem, et oli ju tegelikult intervjueerijaks ei keegi muu kui Nico Rosberg. Ja. Ehk siis vanad sõbrad said uuesti jälle kokku, et seal oli nagu hästi palju selliseid huvitavaid 10 aasta taguseid flashbacke. Mida ma siia nüüd siis kõrvale võtaks, et kui sa mainisid Nico Rosbergi ära, siis kommentaatoriks on ju ka David Coulthard ja kui me seda Ferrarit lahkame, siis ma väga loodan, et Charles Leclerc'ist ei saa järgmist David Coulthardi selles mõttes, et või ühte nendest võidusõitjatest, sümpaatne, tore, väga hea sõitja, väga töökas, väga distsiplineeritud, tiitlit pole.
ja Charles Leclerc'il minul on nagu see küsimus, et Lewis Hamilton, ma tean küll, et sa ütled, et seda ei juhtugi kunagi, aga Lewis Hamilton on teatud vanuses, tema ilmselt astub sealt Ferrarist ennem välja kui Charles Leclerc. Nüüd on küsimus, kas Charles Leclerc kasvab selle ajaga, ise küpseb veel ja saab siis selle võidu tänu sellele, et Lewis Hamilton on selle tiimi teinud heaks, aga samal hetkel võib sinna tulla järgmine Max või Kimi kõrvale ja Charles Leclerc, kes on ju tõesti, mulle ta väga meeldib, aga noh. Tal on jah. Mis jääb puudu? No ma ei tea, see aasta lihtsalt on nagu selles mõttes nagu nihu läinud, aga varasematel aastatel, mis ma oskan öelda, on see, teised paremad olnud, tahad öelda? Varasematel aastatel ei ole Ferrari olnud selline meeskond, mis oleks suutnud olla iga etapp konkurentsis, et neil on olnud mingisuguseid sähvatusi, mida Charles on ära kasutanud, Monaco võit näiteks, eks ole, tuletan meelde muidugi, et Ferrari viimane võit oli üldse 24 ja Carlos Sainz, eks ole. Ehk siis veel kord, kui päris 2 aastat ei ole. No sinna kanti jah. Aga lähes 2 aasta jooksul Ferrari ei ole GP'd võitnud ja eelmine võitja oli Carlos Sainz ehk Charles Leclerc'il on olnud, ma ei tahaks, sa näed, et see auto on tänaseks hea, sa näed, et teine mees, kes on tiimi hiljem tulnud, muidugi ma kujutan ette ka, milline respekt tal Lewis'e vastu on. Kindlasti. Ja ta ju tahaks, teine või noh, see on Mercedese kõrval jälle see sama tiim, et küsimus on, et kas seal on 1 ja 2 olemas või on 2-1? Ma arvan, et hetkel on 2-1 ja sest hooaeg on veel niivõrd noor, aga kui ma vaatan nagu tabelit, Hamilton on hetkel 2. kohal, kaotab 41 punktiga Antonellile, Leclerc on 4. kohal, kaotab omakorda siis tiimikaaslasele, mis ta siis kaotab 40 punktiga, et see on, vahed on nagu selgelt sees, aga Leclerc puhul on jah see, et ma olen nõus, et tal ei ole nagu seda sähvatust, nagu lõplikku sähvatust olnud, ja see aasta täpselt, et kui see auto nüüd on nagu selline, okei, ta tahab hästi palju nüüd hakata saama seadeid Hamiltoni järgi ja ma ei oska öelda, kas see on hea või halb ja tal on pikk leping tehtud, kui sa tõid siin selle võrdluse, et jube kaua küpseb, siis kokande suvilisena võin öelda, et kui sa nagu tohutult kaua küpsetad, siis sa nagu võid nagu kas ära kõrvetada või tõesti nagu suvide meetodiga tuleb nagu väga hea ja mahalakas tooda, eks ole. Sõltub sellest, et kuidas sa seda küpsetad. Et kui ta nüüd nagu siin närviliselt hakkab tegema mingid rapsivaid otsuseid, pigem on nagu see, et hobipsühholoog minus ütleb, et Charles Leclerc võiks nagu natukene selles mõttes nagu reseti teha. Okei, läksid siin, sõitsin, ma ei tea, Monacos sõitsin seina, sõitsin siin seina, chill, kõik on hästi, hooaeg on pikk, meil on tegelikult hea auto, me oleme konkurentsis, me suudame Mercedesega võidu sõita, et selles mõttes on nagu tore, aga Ferrari teema lõpetuseks, sest ma tean, et meil on siin Eestis ka selliseid arvestatavaid tifoosisid, kes pühapäeva öösel ei saanud magama jääda, meie toimetaja Silver samamoodi on siin ikkagi sokid punaste sokkidega, sest punane on kiiruse värv, aga et ma saan aru, et teie sellisest nagu ekstaasist ja kõigest, et kui te ikkagi 2 aastat ilma võidut olete olnud ja nüüd võidate, siis ikkagi tuleb seda käia ja kuulutada ja te oletegi seda ära teeninud, kõik on hästi, aga ma lihtsalt ütlen teile seda, et see ei pruugi võib-olla järgmisel etapil nii enam olla, et kui me nüüd nagu räägime sellest Hispaania rajast, see ei olnud selline nagu puhas mootorirada. Tõsi, ta küll mõned mootorid ära lõhkus, aga ta ei ole mootorirada, et kui me nüüd räägime Sandboardist, me räägime Spaast, mis tulevad, eks ole. Spielberg. Jah, Spielberg, vabandust, ma ajasin segamini, jah. Et need on nagu rohkem nagu mootorirajad ja ega Mercedes selles suhtes ei maga, et Mercedes täna tegelikult ju tõenäoliselt tuleb ka mingite järgmiste upgrade'idena. Nüüd on hästi oluline Ferrari jaoks see, et nad suudaksid sellel aastal nende upgrade'idega püsida nagu tempos, et ei tekiks sellised nii-öelda ära kukkumise või teha mingid valed upgrade'id. Et see on nagu see, et mulle tohutult meeldib see, mismoodi iseenesest nagu see Mercedese ja Ferrari võitlus siin käib, sest hetkel ma pean tunnistama, et McLaren ja Red Bull Racing nende kiirusega hetkel väga ei matchi. Aga nüüd ma tohin nendest mootoritest rääkida? Ja ma arvan, et nüüd on küll see koht. Mitu Ferrari mootorit on see aasta raja äärde jäänud ja võtame sinna
vabandust, Mercedese mootorit ja võtame sinna punti ka need, kes Mercedest kasutavad. Peaaegu kõik. Ma ei tea, võib-olla teen liiga praegu. Aga ja, teed liiga. aga kas ongi nii, et Mercedes nagu nii viimase piirini teeb selle mootori valmis, et kogu ressurss ära kasutada ja kas selles on see eelis ja iga kord vennad tegelikult mingil 62. ringil 58. on seal, et teavad, et aga see on tippvõidusõit, see on tippvõidusõit, seal ei ole, sinna ei ole vaja jätta mingit tolerantsi, see ei ole mingi diisel, mis peab sul 500 000 kilomeetrit ära sõitma, ma saan sellest kõigest aru. Aga tulengi siinsamas miks ma tahtsin seda Audi lugu rääkida seal suht alguses ja ka Nico Hülkenbergi Q3 jõudmist. Audi võttis vastu otsuse liitudes F1-ga, et me teeme ise enda mootori ja toome selle, sest et kui sa võtad siin selle rivi ette, mida kasutab Cadillac? Ferrarit, et tuleb Cadillac. Nad pöörduvad Ferrari poole, mis te mõtlete, seal Ameerikas ei oleks inseneri, kes mootorit ei suudaks teha ette antud nagu tingimuste põhjal, muidugi oskavad, aga me ostame sisse, kus juba osatakse, Audi seda ei teinud, mina arvan, et see komplekt, mille Audi kokku on pannud, not a sponsored jutt, uue tiimina, nad ostsid küll vana tiimi üle, aga nad nagu lõhkusid seal väga palju asju ära ja nüüd samal ajal Mercedes tõesti tahab. Me ei tea, kõikide reeglite kohaselt ta peaks täpselt samasuguseid mootoreid ju teistele ka andma, aga esimesed saiatahjust tulevad ilmselgelt endale välja ja enda autot sai ennem arendama hakata ja mida iganes kõike seda sinna juurde. Aga kuhu ma kogu selle jutuga tahan jõuda, seda asja, mis nüüd oli, meil on Russell jäänud, meil on Kimi jäänud, kujutad ette, kuidas need mehed töötavad, et me peame midagi muutma. Me ei tohi kaotada selles kiiruses, mis meil olemas on, aga me ei tohi lasta enam siukseid nädalavahetusi sisse, sellepärast, et meil on siin Ferrarid. Aga need on olnud tegelikult ikkagi akuga seotud küsimused, mis on väidetavalt nende autode puhul meedia. Me ei ole selles mõttes kärbsed Toto Wolfi kontori seinal, aga jaa, see probleem on olemas ja hästi oluline on nüüd see, et nad nagu saaksid aru, mis tegelikult nendel autodel või mis nendel asjadel häda on. Ja see, mis on nagu välja tõid, on ka väga õige, sest tegelikult kui Max Verstappen jäi eelmisel etapil ju raja äärde, eks ole, et või täpsemalt öeldes ta isegi ei saanud startida korralikult, siis tegelikult oli ka see, et see mootor oleks pidanud pärast Monaco GP-d nagunii vahetusse minema, sest see on niimoodi, et sa saad ju mingi N-arvu mootoreid kasutada hooaja peale ja selle mootori eluaeg lihtsalt oli läbi, ehk et me oleme jõudnud hooajal sellesse faasi, kus hakatakse juba tegelikult nagu mootoreid vahetama. Et siin, selles mõttes ma väga suure huviga ootan neid järgmiseid etappe ja näha, mis arengud seal toimuvad ja võib-olla kui me nüüd nagu võtamegi meil Mercedese meeskonna, siis George Russell, jah, ta sai teise koha, aga kas ta läks koju Monacosse sellise hea tuju ja rõõmsa meelega? Ei läinud, sellepärast, et ta sai aru küll, et okei, kvalis ma korraks sähvatasin, aga võistlussõidus, võistluskiirus, see toores lähenemine, mis on Kimi Antonellil, see on miski, millega ta hetkel mulle tundub hakkama ei saa ja see on selles mõttes nüüd Toto Wolfil ka ei ole lihtne olukord praegusel hetkel, et kui ma arvan, et kui nad Fred Vasseuriga on head sõbrad, siis ma arvan, et mõne sellise veinipokaali juures, mille pudel maksab sinu ja minu kuupalga kokku, arutavad nii odavat joovad. Et neil on et tegelikult on nagu olukord selline, et ma täitsa huviga vaatan, mis seal nagu Mercedeses toimuma hakkab, sest Kimi Antonelli on praegusel hetkel on the run, tal on nagu kõik hästi. Mõtle, mis punktis oli George Russell, Lewis lahkub, võetakse Kimi, George tegi niimoodi ja George ju hakkas mängima, võttis kohe sai temast, põhimõtteliselt ööga kasvasid kaenla alla karvad. Isa sai tast, vuntsid peaaegu, et oleks ette tulnud, aga näed. Jälle jama. Jälle tuleb üks noor, kes siis nagu tuleb ja hakkab oma nõudma. Kui me siia
punktitabelisse pilgu viskame, siis justkui number 3 oleks McLaren, kes on lihtsalt osanud olla teiste taustal kõige paremas kohas. Ja neil on olnud ju tegelikult häid sähvatusi, noh, ma ütleks, et Hispaania GP ei olnud selline hea sähvatus, et neil ei... Naljakas on öelda, et meeskond, mis on valitsenud tegelikult 2 viimast hooaega nii tootjate kui ka sõitjate poole pealt, on kuidagi muutunud, noh, mitte küll nii nähtamataks kui Valtteri Bottas, aga nad selles mõttes... Valtteri Bottas ei ole nähtamatu, vaadake Instagrami. Jaa, aga sõidu mõttes. et tegelikult nad on, noh, nad on olemas, nad ei tee mitte midagi erilist, nad saavad oma punkte ja ma kujutan ette, et see on ka sõitjate seisukohast, Landol oli täna nagu sellel etapil võimalus võidelda, mitte küll esikoha peale, aga sõiduga, et seal poodiumil natukene nagu kohta parandada, see oli positiivne. Et noh, neil on siin ka vaja, ma arvan, kõvasti tööd teha, neil on nagu mootor olemas, aga noh, kui sa tõid välja ka selle, et Mercedes saigi seda mootorite šassiid või siis kere nagu varem kokku panna, et teistel oli natukene nagu keerulisem seda nagu 1 ja 2 kokku panna, et noh, neil läheb. Red Bull Racing Hispaanias, nad teadsid, et see tuleb raske, tuligi raskelt ja noh, kui siin Max Verstappen sirge peal ütleb, et kuulge sõbrad, et need refid isegi sirge peal põhimõtteliselt nagu vibreerivad, et see on quite impressive talle omasel kumbel. Ma pean tunnistama, et selle venna huumor mulle meeldib. See on nagu ikkagi selles mõttes sarkasm kuubis. Ja ega Isaac Hadjar on ju, tegelikult on tubli ja mis on seal tiimis muutunud, et kui varem oli Max kuskil siin kaadrist väljas ja siis oli kuskil siin allpool kaadrist väljas teine sõitja, siis nad on mõlemad seal top 10 lõpus. No Hadjariga on aga ütlane, aga tiimisiseselt on ütlane. Hadjar on tubli, ta ei ole seal, ütleme nii, et ta ei ole nagu olnud see Red Bulli number 2 sõitja, kes nagu kohe nokk ära lüüakse ja siis põhimõtteliselt ülejäänud hooaja veedab kanderaami. Aga seal on ikkagi see siukene, ütleme, et meister on olemas ja Hadjar on õpipoisist selliks aga meister selles mõttes, et aeg-ajalt mingid etapid, kus noh, vaat see oli ka hooaja algus oli see, me rääkisime siin ka, ma ei mäleta millises podcastis, et hooaja algus oli see, et Hadjar vaatas, hoppa, ma sõidangi Verstappeniga võidu, ma olen põhimõtteliselt nagu samas kümnendikus, et me oleme nagu kiired ja siis tuli mingi etapp, kus oli nagu see, et oli nagu siuke päris rohkem nagu Red Bulli rada ja sobis kõik paremini ja siis oli nagu see, et kurat, tal on ka käed, et see oli nagu ikkagi selline päris korralik pauk, aga tõepoolest mul on Hadjari suhtes hea tunne, et tal on seda nagu viha ja kõike nagu päris palju ja noh, Verstappen hetkel MM-sarjas 7. kohal 55 punkti, põhimõtteliselt Antonellil on temast 101 punkti rohkem, lihtsalt nagu tuua see võrdlusmoment juurde. Ja kui Le Mani 24 tunni sõit müüb ennast kogu aeg välja, siis ainult aja küsimus mul siuke tunne, millal see mees ei ole Kataloonias see nädalavahetus. Ja kui me nüüd nagu sõidu poole pealt vaatame, siis tegelikult noh, kuule, noh, Verstappeni 4. koht, reaalselt on see 6. koht, sest seal 2 tükki minestasid eest ära, eks ole. Võtame Racing Bulli 8. ja 9. No, sellega võib küll nagu rahul olla, eks ole. Ja tegelikult Alpine, mõlemad autod punktidel, Gasly 7. ja Colapinto 10. Et taaskord, noh. Tiimid, kellest me ei räägi, Cadillac, Aston Martin, aga me ei ole rääkinud ka Williamsist. Ja kui on üks tiim, kellest mul on nagu südamest kahju, sest et kui me vaatame nagu päriselt vormel 1 sisse, siis see Mercedes on ka kuidagi niuke lainetena on ju käinud, aga meil on Ferrari, meil on McLaren, meil on Williams. Need on nagu päriselt need tiimid, mis on olnud ju selle nime all ja eksisteerinud kogu aeg. Ja ma olin 90-ndad suur Williamsi fänn. Frank Williams ei oleks tahtnud olla ühel teatud päeval, kui üks sõitja ka Itaalias sõitis. Ja kui see üldse see Williamsi lugu, kui noh, Frank lahkus, Claire võttis üle, see Williams võeti üle, aga jäeti see Heritage sinna, jäeti see nimi, see tiim jäeti Williamsiks. Ma lootsin, et Carlos Sainz oma diiliga viib Williamsisse
midagi sellist, nagu Lewis Hamilton on Ferrarisse viinud. Ma arvan, et ta oli ka seda valmis viima ja võib-olla viis ka, aga seda lihtsalt erinevatel põhjustel, võib-olla mingis mõttes ka finantspõhjustel ei suudetud realiseerida. Et nii lihtsalt... Nad olid väga palju paremal kohal siin nii-öelda vanema autoga. Jääme lootma, et nad ikkagi nagu vaikselt siin tulevad ja tõusevad ja noh, selles mõttes uustulnukatest veel kord nad sponsored, aga ma olen sellel väga selgel arusaamal, et Audi on ennast selles bändis nagu kõige paremini rütmile pihta saanud. Aga me läheme siit tegelikult siis nüüd järgmisele etapile, mis on juba järgmisel nädalavahetusel. Väga huvitavas seisus siis Kimi Antonelli liider, Lewis Hamilton teisel kohal, George Russell 3. positsioonil. Meid ootab siis ees Spielberg ring, mis kindlasti Austria. Red Bull ring Spielbergis, nii on õige öelda. Ja ma arvan, et me näeme seal nagu ülipõnevat võidusõitu. Ja mul on tõsiselt hea meel, et see hooaeg 2026, õnneks me ei räägi enam nendest akudest ja energiasäästmisest, et see teema on maas, me räägime nagu ehtsast võidusõidust. Kuule, ja see võidusõit oli ju selle koha pealt põnev, et võidusõit saab olla kahte moodi huvitav. Miks ma jälle hakkan siia sellest 24 tunni sõidust rääkima? Seal on väga palju strateegia võidusõitu, väga palju. Lõpuks vaatad, kuidas mingisuguste boksi peatustega üldse see võit saavutati, mis iganes on. See võidusõit oli strateegia võidusõit ja ta oli sellepärast põnev. Ka seda tuleb osata, kui võita see, tahad. Ja see on nii oluline ja Ferrari on nii mitu korda, liiga palju kordi puusse pannud ja täna on seal mees, kes on... hea sõber ja masinavärgi kolleeg Karl kirjustas, temaga oleme arutanud, et see Ferrari on ju nii veidi nagu, kuidas ma ütlen, sõna otseses mõttes teises kohas, kui ikkagi põhimõtteliselt on kõik tiimid Inglismaal, isegi need, kes Inglismaal ei ole, on osaliselt Inglismaal, seda on ainult üks tiim. Jah, Faensas toimetab siis meil Ferrari. Et see Itaalia vibe, ma arvan, Lewis on veits seda äkki seal kustutanud või? Vaatame, mis saama hakkab. Igal juhul väga äge võistlusnädalavahetus oli ja usun, et sama ägedaid ootab veel palju ees. Ja tulge meiega koos 28. juunil pärast jaanipäeva Saaremaale Kuressaarde Kanala Wingsi. Vaatame koos vormelit, vaatame Saare hobisõidukeid, tähistame Kanala Wingsi 5. sünnipäeva ja pärast kiiruse salvestamist võime seal rahulikult DJ rütmis mõned külmad lasta ja ennast hästi tunda. Tšau! Tšau!